noorteinfo on üks osa noorsootööst, samamoodi nagu me räägime võib-olla digitaalsest noorsootööst, et see ei ole nagu mingi eraldi seisev asi noorsootöö juures. Mina arvan, et noorteinfo on sellepärast oluline, et siis justkui see noorteinfotöötaja oleks noore nagu mentor või juhendaja, et ta oskaks teha õigeid valikuid, et ta oleks teadlik ümbritsevast keskkonnast ja maailmast. See on noore inimese kasvatamine. Et kõik, mida inimesed omavahel ei räägi, siis väga suure osa infost ta ikkagi saab kas internetis, seina pealt lugedes, raadiost kuuleb, et isegi see Facebooki scrollimine, timeline'i scrollimine, et teda ei pruugi huvitada see info, mida ta näeb seal, aga ta näeb seda ja ta on automaatselt nagu mõjutatud. See nagu arendab seda info otsimist, leidmist, tarbimist ja nagu analüüsimist ka. Ehk siis, kui me olemegi praegu info ühistus või ajastus, kus meil ongi nagu info nagu üleküllus, siis kui noor nagu oskab leida seda infot, mis talle nagu sobilik on, sobilikust kohast ja tal on mingi valik, siis ta nagu kasvab ja õpib selle sees. Noorteinfotöö üks osa ongi ju õpetada tegelikult noori seda infot leidma. Et kui ta ei oska Google'isse seda sõnagi sisse panna, siis millest me räägime. Ilmselt kõige raskem on orienteerumine, kuna see meie infoühiskond on järjest, see muutub järjest kiiremaks, mida kiiremini tehnoloogia areneb, seda kiiremini hakkab info liikuma. Killustatud. Äkki me suudame nagu mõelda välja mingisuguse toimiva süsteemini, ja luua sellise koostöövõrgustiku. Tegelikult peaks seda infot lihtsamaks muutma, asjadel peaks olema mingi taust ja põhjendus, miks neid edasi saadetakse ja miks seda infot üldse edasi antakse. Et seda nagu filtrit ei ole ja keeruline on noorsootöötajana olla see filter pidevalt siis noorte ja siis see võib olla info edastajate vahel. Et ma tahaks olla nagu toetav inimene või coach noortekeskustele, et nad saaks küsida abi ja nõu ja samamoodi ka nagu lüli valla ja noortekeskuste vahel. Mul ei ole mingit ideaalset standardit või nagu tegevuskava enda jaoks loodud. Ma arvan, et ma ei tahaks olla kuidagi ühele kohale või kindlatele nagu veendumustele ja arusaamadele nagu jääv ja süke vankumatu, vaid pigem süke avatud, uuriv, otsiv, samas ka põhjalik ja nagu edasiliikuv ka. Ehk siis kui ma avastan mingi hetk, et midagi ei ole muutunud mu elus ja ma ei ole isegi avatud nagu muutustele või selle, mis nagu toimub, siis ma ei käi nagu ajaga kaasas ja ma ei ole asjakohane ega ajakohane ka. Selline järjekindlus, et ma tahan endas seda natukene arendada, et ma suudaksin sellist ühtset joont hoida, et ma vahepeal nagu ei libastuks. Arvan, et minu jaoks on kõige olulisem eesmärk see baasteadmised just sellest standarditest ja printsiipidest. Et kui ma tahan kellegile midagi edasi anda, siis ma peaks ise teadma, millest ma räägin. Ma sain aru, et kui vähe on süsteemi nagu mu enda töös ja eriti noorteinfotöös, et mul on mingid kindlad asjad, kuhu ma olen nagu pidama jäänud, aga ma ei ole edasi liikunud mingi hetk enam. Ja ma arvan, et ma peaks, see oleks see nagu asi, mida edasi arendada väga tugevalt, et tekitada mingi kindel rutiin mõnes mõttes või siis asjade loogiline käik, et kuidas ma suudan seda osa oma töös nagu võimalikult efektiivselt teha niimoodi, et ma isegi ei mõtle selle peale enam mingi hetk. Ma arvan, et minu puhul on see, et ma ei võtaks ka kuidagi iseenesest mõistetavalt seda, mis ma juba tean. Ehk siis, kui ma tulin siia, siis ma arvan, et ma olen päris nagu teadlik sellest, mis on noorsootöö ja noorteinfo, aga nagu siin olles ma ikkagi saan aru, et mingid arusaamad on nagu täiesti ümber lükkunud või ma ei saagi võtta nagu asju nii, nagu ma olen kuulnud või pean kuidagi leidma nagu jõudma tõestusteni. Pidevalt nagu jätkuvalt olla uuenduses ja muutuses ja kasvatada teadlikkust selles valdkonnas.